Nii, tere! Nõnda, mina olen Maila müstilisest maailmast jälle ja eile jäi siis pooleli see juunikuu ennustuste tegemine. Et täna hakkame siis edasi vaatama. Ühesõnaga, ma sain ära juulikuuni ja praegust hakkame siis vaatama, et mida toob augustikuus sündinutele juunikuu. Mida toob juunikuu augustikuus sündinutele? Niimoodi. Täna täielik natural woman. Ühtegi meiki ei ole jõudnud pähe teha, praegust hakkasin nägema. Taipasin, aga no pole hullu. See, milline välja näen, see on, keda see kotib, peaasi, et ma räägin. Nii, nõnda. Nii, et vaatame siis täna, mida toob juunikuu augustikuus sündinutele. Nii. Mida toob juunikuu augustikuus sündinutele. Nii, esimesena hüppas välja päikesekaart, mis näitab edu kõikides ettevõtmistes, töös, armastuses, milles iganes. Vaatame, mis edasi tuleb. Augustikuus kõik asjad, teate, teil on siin huvitav. Teil on mingisugune terviserike võib tulla, aga see laheneb üpris ruttu. Sellepärast, et siin midagi, algul võib tunduda, et issand jumal, mis nüüd. Aga tegelikult näitab, et pigem on see positiivsemas suunas. Jah, mingisugune terviserike näitab nõndamoodi. Siis on siin niimoodi, et kõik asjad, mis te ette võtate sellel kuul ilusasti, kuu algus eriti läheb hästi ludinal, et ilusasti lahenevad, siis paljudele võib tekkida uut austajat, niimoodi, ja teil võib olla ka natukene keerulisem austajate vahel valida, sellepärast, et näha on siin niimoodi, et ei tule mitte üks austaja, vaid tuleb kaks austajat teile ja teil on sutsukene raske nende vahel valida. Ootad, ma tõmban siia ühe peale, sellepärast, et vaatame, mis see lõpptulemus on, et kui valiku tegemisel. Niimoodi, vaatame kohe. Niimoodi, ma vaatan ühe veel. Teate, teie ei suuda otsustada. Nii et teie seda valikut ei langetagi üldse juunikuu jooksul ära. Vaid see valikute langetamine käib teil alles kunagi hiljem. Nii et väga huvitav. Augustikuus sündinutele. Mida toob juunikuu augustikuus sündinutele? Vaat sulle siis otsustamatuse momenti, see ei ole sugugi kerge teile. Sest justkui kumbki varianti, justkui tahaks, justkui ei tahaks ka. Et võimalik, et see võibki tekitada natukene stressi, sellepärast, et kui mingisugune selline tervisega seotud mingisugune katsumus, see võib olla täiesti sellega seoses, et ei suuda otsustada, sest mitte midagi hullu ei ole, aga lihtsalt teid kõigutab küll. Nii, vaatame siis, mis siin järgmised on. Näed, samamoodi südametes valikud. Ei tea, kummale poole hoida, kumba poolt valida. Ei, keeruline saab olema teil, aga põnev. Nii, siis on, kuigi see kuu teil toetab sellist partnerlussuhet ja edasiminekut. Nii et need, kes on juba suhtes, neid näitab, et universum toetab teie teekonda edasiminekut. Aga need, kes on nüüd vallalised ja on vaja valida, siis teile küll ei ütleks, et eriti kerge teil saab olema. Et üpris keeruline, te ei oska neid valikuid langetada ja võib-olla isegi ka veel ei taha langetada. Siis teile tulevad mingisugused võimalused, avanevad teile mingisugused sellised võimalused, mida te olete siis kunagi ammu unistanud ja need on rahaliste võimalustega seotud asjad. Nii et võtke need pakkumised, võtke küll vastu, nende suhtes ei pea mõtlema, et ei tea, kas ma võtan või kas ma kahtlen, sellepärast, et universum soosib teile just sellist rahalist küllust ja sissetulekut. Aga teil on nii palju unistusi siin, mis
kahjuks kipuvad jääma unistuse tasemele. Vaatame, ja selleks põhjuseks on see, et jälle ei suuda otsustada. Issand, kui keeruline. Teil lõvikest või juulikuu on meil või augustikuu on meil, osad on lõvid, osad on ju meil ju neitsid. Nii et vai, keeruline. Nii, aga mis alumine kaart meil näitab seda, aga samas iseenda suhtes olete küll, tunnete ennast hästi, olete suhteliselt enesekindel, aga kui on vaja teha mingisuguseid partnerlussuhte valikuid, siis on teie jaoks keeruline. Nii, võtame siis järgmised kaardid. Nii, mul on siin vahepeal tulnud ka teemade pakkumised, millest ma teile räägin. Ja siis üks on hästi huvitav teema, ma pean natukene kanaldama selle kohta, sest mul selle kohta informatsioon puudub ja ühesõnaga, et mingi selline maatriksi teema, et üks väga armas kuulaja mulle kirjutas, et äkki ma teeksin sellest saate. Et mingi maatriksi teema umbes niimoodi, et oled kogu aeg käinud, tõid sellise näite, et näiteks oled kogu aeg käinud ühes kohas poes ja ühel päeval avastad niimoodi, et issand, et teil on uued müüjad. Ja siis siis niimoodi ajanihe, et on läinud kaheks, siis see maailmas on mingi pööre toimunud. Jah, on küll, seda ma tunnen ise ka, aga võt selle kohta siis ma teen teile sellest ühe saate, sest väga armas, et ta seda mulle kirjutas ja ütles ka, et see näite puhul tõi veel selle välja, ja siis need müüjad ütlevad, ei, nemad on juba ammu siin olnud, et juba 5 aastat umbes niimoodi, et 5 aastat juba siin töötanud. Ja tema, et on näiteks oledki ühes poes käinud kogu aeg ja jõuaksid kõiki teadma, aga siis tundub, et issand jumal, et 6 töötajad on tulnud ja samas nagu oleks mingisugune selline ajanihe olnud. Aga jaa, tegelikult on küll, sest hästi palju on muutunud, et ma ei ole kedagi jõudnud kuulata kellegi teise seda, sellepärast ma ütlen, et ma ei tea sellest midagi, aga kuna ta mul selle teema ütles, et ma võiks sellest saadet teha, siis mul hakkab kohe see informatsioon jooksma, et ma ikkagi teen teile selle saate ära mingi päev. Nii, aga vaatame nüüd edasi. Teie augustikuus sündinute juunikuu, mida toob. Nüüd hüppas välja terve posu kaarte, nüüd ma panen siin kõik sama asi. Valikud partnerlussuhtes. Teil tuleb kuidagi eriti selline partnerlussuhte valikukuu. Nüüd juba mul hakkab siin endal naer peale tulema. Ühesõnaga, edukas kuu ja siis armastust täis, hästi selline mõnus ja õnnelik kuu. Ja kuna siin ennem näitas ka, et mingi rahaliselt on ka võimalik saada väga külluslikult raha või mingit uusi võimalusi, võib-olla ka mingit uut tööpakkumist, et mida te olete ammu unistanud, siis et võtke see siis vastu oma pakkumine. Ja siin näitab, kes on abielus, siis nendel kuidagi see suhe tugevneb. Nii et võimalik on isegi oma partnerist uuesti ära armuda. Ja siis, kui on teil siin mingisuguseid tööalaseid partnerlussuhteid, siis sõlmite selliseid häid ja kasulikke lepinguid. Niimoodi kuu läheb teie jaoks hästi kiiresti ja väga selliselt võib ka olla selliselt kuidagi müstiliselt, aga teil on vaja natukene ka võtta aeg maha ja natukene rohkem oma tervise peale, heaolu peale mõelda. Aga jah, et kuu läheb teil nii lipsti, et alles algas ja juba on ta läbi ja siis mõtled, et issand, kuidas see kuu nii kiiresti läks. Nii, vaatame siis järgmised kaardid. Aga jah, tööalast edu, issand kui huvitav, tööalane edu, nii lahe. Et mõned teist võivad muidugi ka tunda isegi tõmmet selliste päris oma asjade poole, et tahaks midagi ise teha, tahaks midagi äratundmine siis. Aga jah, päris huvitav.
et te võite rohkem särada, võite rohkem esile kerkida. Teid võidakse märgata, teid austust ja tunnustust teie suhtes tulla. Nii et lõvile, eks lõvile omalikult ka, aga neitsi on natuke teistmoodi. Aga lõvile omaselt küll on nii, et saate särada, mida ja te olete ju tahtnud särada kogu aeg. Nii. Nõnda vaatame siis selle rea ka. Oi, sellist ellust hoidmist, armastust hästi palju. Jälle seesamane valikute teema, jälle sama teema, et aeg läheb, väga kiiresti läheb, te ei suuda ajaga kaasas käia. Siis on kusagil on mingisugused kohustused ootamas, jätate nad sinna, et otsustamatus, et tahate, võiksite tegelikult küll, kaalute siin erinevaid puhkuse võimalusi, mida siis, kuhu minna, mida teha, kas kuskile välismaale, kas kuskile siia samma. Igal juhul soovitav on olla kuskil niimoodi, kus te saate rohkem looduses olla, et ei pea olema kusagil linnas. Aga sellist õrnust, ellust, hoolitsust täis. Aga 2 korda tuleb juba märksõna välja, mis siin tuleb kaartidest, et tohutu kiirus. Te olete, isegi võite mõelda ka niimoodi, et kohe ütlen. Seal teises toas käib Spotify parasjagu kõvasti ja muusika tõmbab mind täielikult alati ära, kui ma jään natuke kuulama, mis lugu on huvitavam. Niimoodi. Ja siis mul tekib selline natuke error. Nii. Et teie siis suudate teha niimoodi, et mingid kohustused te panete, selekteerite ära, töö juures siis selekteerite ära ühte patta, teise patta, et mingid, mis vajavad siis esimesena tegelemist, nendega tegelete ja mingisugused teatud asjad siis pigem lükkate edasi, et küll ma peale puhkust teen. Nii. Nõnda. Teil on minu arust küll ilus kaart. Nii. Vaatame siis edasi. Nii. August tehtud, september. Nii. Vaatame siis, mida toob juunikuu septembrikuus sündinutele. Nii. Septembrikuus sündinutele. Teil ei pannud ühtegi kaarti välja, siis tuleb ise tõmmata. Mida toob juunikuu septembrikuus sündinutele? Vaata, mingid rahamured lahanevad, teil tulevad mingisugused uued võimalused. Teil võib tulla ka, teil ka huvitavat näitab. Tootan ühe veel vaata, millega seoses see. Teil võib tulla kas pakkumist, välismaa tööpakkumist või liikuvat tööpakkumist täiesti ootamatult niimoodi. Ja siin on jälle selline väike mõttekoht, otsustamine, et kas ma suudan, kas ma saan, kuidas mul pere hakkama sellega saab, et intuitsiooni tõusmine, intuitsioon on teil hakkab tõusma, küll te hakkama saate. Aga jah, teil on niimoodi, et mingisugune sellisem rohkem kriisilikum aeg, rahaliselt kitsam aeg hakkab teil lõppema ja teil tuleb tööalaselt kuidagi selline väga hea pakkumine. Või siis, kui olete ühes kohas olnud tööl ja olete mingi aeg on seisak teil toimunud, siis nüüd tuleb teil kuidagi kas siis ametikõrgendus või tuleb mingi suurem rahasumma, läheb lahedamaks, võib-olla siis kuidagi, ma ei tea, igal juhul sissetulek siin näitab, et suureneb ja tööalast edu näitab. Nii et ja sellega seoses lahenevad ka mingisugused sellised mured, mis on teil siis varem olnud. Aga jah, et mingi ootamatu pakkumine tuleb siis, aga te olete selle kuhjaga ära teeninud, nii et võtke aga vastu, kui ootamatu pakkumine tuleb kas siis reisi näol või siis tulebki kas tööpakkumine välismaal või kuskil lihtsalt palju liikumist kaugemal, siis te saate ilusti sellega hakkama, et võite võtta küll vastu selle.
et näitab ka isegi tervise ja heaolu paranemine ja tulete välja mingisugusest sellisest omaette või depressioon. Võiks öelda natukene isegi, kas ta just on depressioon, ta on selline, pigem ütleks selline omaette hoidmine ja üksinduse tunne, et tulete välja niimoodi. Okidoki, vaatame siis edasi. Nii, vaatame siis, mis need metafoorikaardid teile räägivad siin. Nii, septembrikuus sündinutele. Mida toob juunikuu septembrikuus sündinutele? Nii, siit ei hüpanud ka midagi välja. Tuleb ise tõmmata. Niimoodi. Siin on siis nüüd natukene sutsukene keerulisemaid asju ka. Nii, kuu algus väga ilus. Olete siis mingid raskused ületanud, olete jõudnud siis sellisesse paremasse positsiooni, paremasse seisusesse. Olete mingitest oma vanadest mustritest välja tulnud, mingi seisak on siis ületatud ja mõned võib-olla teist on ka sellised, kes näiteks veel ei julge mingit uut sammu teha. Et sutsuga nii-öelda ära ootaval ja vaatleval seisukohal, et vaatame, kuidas nendel teistel minema hakkab, et siis julgen mina ka selle sammu teha. Aga oma neid mõtteid, visioone te ikkagi teete ja see kuu väga palju tuleb teil ka selliseid peegelsuhteid, nii et hakkate endale tõmbama sarnaseid inimesi ligi. Nii et vaadake hästi, mida te siis tunnete, mida te mõtlete, et vaadake kõik, mis te välja kiirgate endast, et siis saate endale niimoodi saate siis enda suunas tagasi. Nii et katsuge nii positiivselt ennast hoida ja mõelda, kui te vähegi suudate, sellepärast et siis tõmbate ka rohkem selliseid positiivseid olukordi inimesi enda ellu ja väga paljud peegeldavadki teid. Ja teil tuleb ka hakata iseenda peegelpilti nägema ja mõtlema rohkem iseendale, et kui te olete nüüd mingi aeg ainult teistele mõelnud, siis nüüd hakake rohkem iseenda maailma korda sättima ja oma unistuste suunas liikuma, sest siin näitab ka, et hästi palju ilusaid unistusi teil on, aga te kuidagi ei oska selles suunas liikuda. Mingid asjad teid takistuvad ja need mingid asjad võivad olla olukorrad, mis teil on minevikus olnud, et ärge seal minevikus enam väga kinni olge. Ja näitab, et teie võite olla kellegi jaoks nii-öelda majakas tormi ajal või ka vastupidi, et kui te tõesti ei suuda mingeid otsuseid teha või tunnete, et liiga palju korraga toimub, siis teil on alati ka olemas keegi, kes teid siis aitab, juhatab ja julgege see vastu võtta. Siis armastuse suhtes on nüüd selline asi, et võivad tulla ilusast armastusest, võivad tulla välja ka mingisugused, nii-öelda, nagu öeldakse, et luukerekapis on ju. Et vaadake siis selle puhul ka, et kui mingisugused, kas võivad kerkida üles kas mingid vanad hirmud või kui on eriti kui suhte alguses on, siis kõik on ilus ja siis hakkab tulema asju, mis, et oi jah, näed mul selle juures, et mulle ikka tema juures see ei meeldi või teine ei meeldi. Nii et siis teike oma südame järgi, valike, siin näitab isegi seda, et paljud teist võivad otsustada oma teed minna. Nii et kui on mingi toksiline suhe, siis väljuge sellest suhtest ja minge oma teed edasi. Nii, ma vaatan kohe, mis siin veel on. Ja ikka oma teed soovitab minna oma teed. Okidoki, natukene sellist kaarti ka. Nii, vaatame siis edasi. Nii, esimene asi, mis tahtis välja tulla, ongi südamega valu kaart, aga samas ka siin südame tervenemist, mis ikka. Kui tahtis, siis tuleb võtta.
nii et aga jah, siin võib olla ise olen endal südamekene murtud südamega juba tervenete, võib-olla murrate kellegi südame. et siin tuleb siis tähelepanu pöörata siis suhtele, kuna eelnevalt näitas ka seda peegeldust, et mida tõmbate endale sarnaseid olukordi ligi, et siis kui olete katki, ärge siis kohe uude suhtesse turmake. Nii, vaatame. Jah, ikka soovitab samamoodi, minu kaardid ka soovitavad, et ärge minge enam vanasse sellesse mustrisse tagasi. Teil on vaja väga palju, oi jumal, et väga hea, see juba toimub siin ka rea lõpus. Siin teil on alumine kaart on see transformatsiooni kaart ja see näitabki niimoodi, et väga paljudel teil võibki elu täielikult muutuda. Et hoopis mingid vanad asjad lõpevad ära ja hoopis midagi täiesti uut ja ilusat on sündimas. Aga põhiline see jah, et ärge minge vanadesse nendesse tagasi enam. Siis teil on hästi palju vaja olla maaga kontaktis, maaenergiat on vaja. Võite ka, kui maaenergia toetamiseks võite kanda näiteks selliseid, nagu on need maatoonid, midagi terrakoota värvi, midagi rohekat, midagi pruunikat. Roheline on küll muidugi rohkem puuenergia, aga roheline on maaga ka ikka natukene. Et sellised punakad, pruunikad, oranžikad toonid, võib isegi kollast ka, et kas või kui muidu need värvid ei meeldi, siis kas või mingi aktsendina. Nii, või siis tõesti on niimoodi, et näpud mulda ja loodusesse või lihtsalt loodusesse matkama, puhkama. Siis teie olete oma teekonnal ja sellisel oma kulgemises täpselt õigel ajal õiges kohas, et ei ole vaja mõelda isegi, et midagi niimoodi, et kas ma nüüd teen õigeid asju või kas ma ei tee, teete küll ja teil võib tulla selline vaimselt selline kirgastumine, et te taipate, et siin tuleb jälle see eraka kaart välja, mis näitab, et selline taipamist, et justkui ei sobitu, justkui olete teiselt planeedilt aga tegelikult te peate hakkama selle peale mõtlema, et teis on väga paljudes siis seda sensitiivi geeni sees, sellist sõna vist ei olegi olemas, aga teie siis või lihtsalt et tunnete, et peate hakkama teisi inimesi aitama või siis tekibki see tunne, et ma nüüd või teile näiteks öeldakse, et kuule, et issand, mul on nii palju abi olnud, et sa oled nii hea teejuht või teenäitaja olnud, aga teie peategi hakkama teistele teejuhtideks. Nii et võtke siis see olukord endale tänuga vastu. Nii, siis kuu lõpuks on juba selline tasakaal on ilusasti leitud ja siin on juba näha, et tekib teie ellu siis see õige inimene. Et siin näitab siis sellist kõrgemalt poolt kokku pandud ja saadetud armastust teile. Nii et teil saab ka põnev olema. Aga jah, ärge mingitesse, kui ikka tundub, et see vana on aja ära elanud, siis ärge siis hakake punnitama. Et ma tean küll väga hästi, kuidas mõtled ikka, et oi jah, et äkki ikka muutub ja äkki ikka parandab ja äkki ikka saab niimoodi või kui ma silma kinni pigistan, et siis ega siis tal ei olegi ju midagi eriti viga ju, välja arvatud need asjad, aga ei muidu ta on hea, tal on ka mõni hea omadus ka on ju ja vaata ühesõnaga niimoodi musta valgeks rääkida iseenda jaoks, et seda ju ikka naised eriti oskavad. Nii et eriti naistele ütleme, et ärge siis laske väga ennast nii-öelda väga alla suruda ja ohvrimeelsus tuleb mul sõna, et see ohvrimeelsus jätke ära ja ega siis meestel ju samamoodi on, kui ikka ei tunne ennast sellest suhtes nii hästi, on ju ka vastupidiseid olukordi, kus mees tunneb ennast väga allasurutuna ja ükskõik kummast soost te olete, kas mehed või naised, et mõelge
pigem see, et kui see suhe ikka tõesti ei toimi, et kas ma pean ennast ohverdama või seda kannatama niimoodi, ei pea, alati saab valida niimoodi. Nii, vaatame siis nende kaartidega ka, kus me nüüd jäime siin septembrikuus sündinutele, mida toob. Huvitav on nii, eile ka enamuselt lähevad ühed, siin on nii palju kaarte pakis ja tulevad ühed ja samad välja. Teil on seda või no midagi uut tuleb ka ikka, jah. Niimoodi. Teil on vaja puhkust, teil on vaja omaette olemist ja puhkust. Siin on näha, et rügate, siis olete endaga tegelikult ummikus vahepeal ja siis, aga samas jah, mingisugust, no kellel on siis mingid ettevõtmised, asjad, et siis koos edasiminekut, koos sellist punnitamist, et seda siin ikka on, aga siin isegi ütleb niimoodi, et keegi on teie neid pingutusi märganud ja täitsa võimalik, et teile tuleb ka keegi kampa, tuleb appi, aga oht on ka selline, et teine variant äärmus on siin see, et kui võidakse teie taga natukene siis nuhkida, niimoodi jälgida. Töö tundub kasvavat üle pea ja ongi, teil on selline tunne, et enam ei jõua, on ju, ja selline tunne on kogu aeg. Huvitavate septembrikuus sündinud. Kes meil on septembris? Septembris on neitsi läheb üle kaaludeks. Okei. Ma lihtsalt mõtlen seda, et siin on selline tunne, et noh, kui ei pinguta, kui ei tee, et sa ei tohi üldse väsinud olla, et muidu saad nii-öelda vastu näppe. Et tohutu selline töökus ja justkui kogu aeg teete, et noh, ikka oleks parem ja ikka oleks tulemused, aga teil on oht ennast ribadeks tõmmata, et teil on hädasti vaja puhkust. Kuu lõpust ja muidugi ka võtate aja maha ja puhkate. Ja selleks puhkuseks kaasa aitab. Vaatame, mis siin siis kaasa aitab. Oi, see võib olla kogukond, see võivad olla teised inimesed. Nii et kuu lõpus on jah, käige kuskil väljas, käige mingitel kontserditel, mingisugustel suveüritustel. Et kuna siin on see uue armastuse või päris armastuse tulek on ju, siis jah, võimalik, et te võite ka ise mõelda seda, et see töökoht, no kuna siin on sellise töö peale hästi palju tuleb välja, et see töökoht, mis teil on, et te muudkui pingutate ja punnitate ja et teie peate üksi olema, siis nagu tundub nagu kõik oleks teie õlgadel, et siis võib-olla tõesti lihtsalt hakategi, kas siis teete valet asja või liigute vales suunas. Või lihtsalt see etapp elus on läbi ja nüüd tuleb hakata tegema siis seda tööd, milleks te siis siia sündinud olete. Et kui on igasugused karmaülesanded ja need, mis lepingutega olete tulnud eelmistest eludest, kõik need asjad on ära täidetud, nüüd on aeg iseendale mõelda ja hakata seda tegema, mida siis teie ise tahate. Või mitte teie ise tahate lausa, sest osad muidugi ei taha seda, mis missioon neil on. Aga seda tuleb teadvustada ja see tuleb, seda peab niikuinii tegema. Muidu kui selles elus olete nii-öelda miinuses, siis kahmid esiteks tulevadki takistused ja ei lähe asjad nii nagu peab teile soositud suunas. Ja siis lihtsalt peategi vaatama, et järelikult on valet asja, et peaks vaatama, mis see on siis, mida ma tahaksin teha ja alati mõelge ka seda, et kui mul ei oleks vaja raha, et mida ma siis tahaksin teha, mida ma tegelikult tahaksin teha ja hakata tunnetama, mõtlema ja siis siin on jälle sama asi, mis ma panin kirja, mis ma täna pean veel tegema teile ühe salvestuse.
et kuidas te saate siis ise tunnetada ja valida südame järgi niimoodi, et mõistus vahele ei sega. Et ma teen selle teile ära, aga ennem ma teen selle salvestuse lõpuni. Ja teie muidugi kommenteerige siia alla veel, mis kus ja kes tahab rohkem isiklikult jagada, siis kirjutage mulle minu sinna isikliku Messengeri Maila Paalme. Ja teate isegi niimoodi, et kui te mulle sõbrakutseid saadate, siis ma alati võta kohe kõiki vastu, aga kui te olete mul juba Messengeri kirjutanud ja me juba oleme suhelnud ja siis ma võtan hea meelega teid vastu. Ma lihtsalt valimatult ei saa sealt vastu võtta. Ja eriti neid ma ei võta vastu, kellel on konto tehtud just kas nädal aega tagasi, kuu aega tagasi ja siis ei ole seal midagi muud kui ainult 4 sensitiivi on seal sõbralistis nii-öelda ja kogu lugu on ju, et võt neid kontosid ma ei saa ka vastu võtta, neid sõbrakutseid nendelt kontodelt. Et isegi kui te olete teinudki alles avastanud selle Facebooki ja teinud endale konto ja te tahate saada minuga ühendust, siis kirjutage Messengeri ja siis juba edasi saame vaadata niimoodi. Nii, mida siis toob meile oktoobrikuus sündinutele? Oktoobrikuus sündinutele, mida toob juunikuu oktoobrikuus sündinutele? Nii, võt nii, valalistele tuleb austajat. See kuu läheb ka teil samamoodi kiiresti. Teil on nüüd siin natukene, võt siin tuleb juba teistmoodi kaarti. Nii, nõnda. Nii, et siin võib tulla austajaid, ükskõik kas oled vallaline või oled sa suhtes, vallalistele kui eriti rohkem, aga isegi suhtes olijatele võib tulla siin mingisugune salajane austaja. Aga teate, isegi see austaja ei pruugi üldse, see võibki olla selline salajane austaja, kes ei pruugi julgeda välja tulla, ühendust võtta, aga isegi kui nüüd meesterahvad, kes kuulavad, siis te võite ka olla ise sellises seisus, et teile keegi meeldib, aga te ei julge läheneda sellele inimesele, kes teile meeldib siis. Nii, naisterahvastele, et vallalistele naisterahvastele näitab küll nii, et teie võite küll hakata pere loomise peale mõtlema, aga te peate olema selles suhtes, mis teil siis tuleb, et teil on ka hästi kiire kuu ja hästi selline, aga teil on mingisugused võimalik, et vanast ajast mingisugused sellised haavad, et te ei julge oma tunnetest, ei julge oma asjadest rääkida või te peate hästi ausad olema oma suhtes, et kohe algusest peale tuleb niimoodi avatud kaartidega nii-öelda, et tuleb rääkida, tuleb arutada. Siis on kohe ära näha, kas inimene sobib sulle või inimene ei sobi sulle. Ja kes on siis väga juba unistanud, et sellest pere loomisest ja lapse saamisest, siis siin võib sellel kuul teil ka sellist asja juhtuda. Ja isegi kellel siin, mõnel võib ka näidata niimoodi, et tulebki see pere loomise plaan, aga sellest ja ka isegi ka raseduse teema kerkida üles, aga sellest ei julgeta rääkida, sellepärast, et ei tea, mis teine pool mõtleb, mis perekond mõtleb, mis perekond arvab. Aga ei pea kartma, mis kõige olulisem on see, mida teie ise tunnete, mida teie ise arvate ja teie ju teete ikka oma otsusekese ise. Nii, ja kuu lõpupoole näitab siin rahalise olukorra paremaks minekut, tööalast edu, nii et isegi kellel on siis, kellel pole tööd, see leiab endale töö ja kellel on tööd, siis teil läheb see tööalane edu läheb suuremaks, paremaks. Nii, järgmised kaardid.
jah, ja kui tunnete, et kellegile mingile tuttavale sõbrale võiks ka see huvi pakkuda, siis eks te siis jagage seda salvestust, seda YouTube'i kanalit ja siis kellel on, kes peab jõudma, kellel on vaja abi, see jõuab ja igaüks leiab endale sobiva kanali, sobiva aitaja. Nüüd on niimoodi, et need kaks siis kukkusid välja, vaatame. Siin on jah, mingi natukene mingist mingist olukorrast välja tulemine, nii et siin on ka nii, et justkui tunnete, et olete mingisuguse sellises natukene võrku sattunud või võrku punutud ja siis ei tunne ennast eriti kindlalt, siis on näha, et siin tegelikult läheb paremaks. Mingid ideed, mida te olete ammu mõelnud, nüüd on aeg need ideed ellu viia, sellepärast, et need on väga hea ideed ja need hakkavad väga hästi vilja kandma. Nii, jah, täpselt, unistuste suunas liikumine. Nii, oma teel minek on siis teil niimoodi, et varjupooled saate endale ära parandatud juba, siis valikuid teil on parasjagu, igasuguseid valikuid, aga ükskõik mis teekonna te valite, siis teie jaoks viivad erinevad teekonnad viivad ikka sihtmärgini välja selleni, mis on teie kõrgema selle olemuse ja elu ülesandega kooskõlas ja näitabki, et nüüd on siis niimoodi, et varjupooled justkui on juba parandatud, nüüd hakkate seda looma endale, mis on teie unistused olnud, mis te olete tahtnud. Nii et mingisugusest sellisest raskemast perioodist on välja tulek oma julgetama unistuste suunas liikuda ja teil kuidagi, teie teekonnal kuidagi kõik mõtted, kõik pusletükid nii-öelda asetsevad ilusasti paika. Et üle ärge mõelge, lihtsalt liiguge oma valitud suunas ja kui kohe ei tea kõiki neid vastuseid või seda, mismoodi asjad hakkavad teil toimima, siis usaldage universumit, kõik läheb ilusasti hästi ja teil mõlguvad väga peas puhkuseplaanid, nii et mõlgutage, suvi on ju puhkuse jaoks ideaalne. Nii, jälle 2 tükki hüppasid. Nii, tasakaalu saavutamine ja see õige armastus. Nii et kui nüüd teil on partner olemas, siis teile näitab, et suhe läheb kuidagi sellist tasakaalu ja see peaks olema siis õige suhe, mis on siis kõrgemalt poolt teile määratud, et väga ilus armastuse suhe. Niimoodi. Nii, vaatame edasi. Nii, tuleenergia hästi kirglik, kui see suhe kui ikka tahab mõni kaart välja tulla, siis tema lihtsalt tuleb välja. Ennem hakkas 2 kaarti välja hüppama ja ma vaatasin, et seal on see needuse ja jama kaart, et ma ei võta seda, lükkasin tagasi, segasin ära ja hakkasin tõmbama ja ikka vaadake, kui huvitav, et ei ole siin midagi, et ta saab kuidagi, et ma seda ei võta, on ju, nii. Et ikka tuleb see, mis peab tulema, see tuleb, aga vaatame kohe siia lahendused peale. Väga hea. Nii. Armastus, jälle alumine kaart ka armastus. Teil on hästi seotud armastusega kõik selle kuu lugu. Niimoodi, et kirge tuld kõike on. Siis oma soovide jaoks kasutage siis oma armastuse soovide jaoks, põletage siis punaseid küünlaid ja rahasoovide jaoks siis kasutage rohelisi küünlaid ja üleüldse võite kasutada ju valged küünlaid, alati on hea energia puhastuseks. Nii, ja siis teil on see lugu ka niimoodi, et teil on mingisugune vanast ajast võibki olla mingi ebaõnn, mingi needus, mingi sajatus, mingi asi võib peal, igal ühele muidugi peab eraldi lähenema, sellepärast, et ilmselgelt teil kõigil ei ole seda teemat. Aga isegi kui võib tekkida selline mingisugune ebaõnne, see, et issand jumal, et miks ma kogu aeg need ämbrid üles leian, siis nüüd hakkab see mingi selline aeg täis tiksuma ja need hakkavad teil lahenema. Ja jälgige universumi märke, jälgige numbreid, jälgige neid, näiteks isegi kui leiate väikse sulekese maast,
siis on see ingli toetus, ingli sõnumid, kui see on pisikene selle udusulekene, siis võtke see üles ja pange endale see, kas panete selle rahakoti vahele või panete autosse või panete taskusse. Et jälgige, universum annab teile väga palju märke ja juhatab teid. Ja selline tohutu selline selginemine ja oma, te leiate oma selle, teil tekivad need visioonid ja te julgete rohkem särada ja tulla siis sellisest ma isegi ei oskagi öelda, see ei ole ka mingisugune, võib-olla tõesti, et kui on vahepeal mingisuguseid olukordi olnud, mis on tundunud, et nagu oleks mingi taak kaelas või mingisugune needus peal, siis need lahenevad ära ja te julgete jälle särada. Ja pigem ütleks niimoodi, et te julgete jälle särada. Ja te ei pea üldse kartma sellepärast, et siin on näha, et universum toetab teid. Niimoodi. Võimalik, et võib olla ka, et kui te nüüd leiate selle armastuse olete tasakaalus, et keegi võib lihtsalt olla selline kade, aga ta on selline natukene sellise negatiivse maiguga kadedus. Aga kuna teil on siin inglikaitse peal, siis te ei pea mitte midagi kartma, et oi jah, et äkki nüüd, et kui on varem olnud mingisugust ebameeldivat kogemust, et siis äkki nüüd ka ei ole. Nüüd enam ei ole. Nii, vaatame, mis siit välja tuleb. Nii. No nii, nüüd on midagi uut. Nii, ma tõmban siin lahendused ka. Teil on ka vaja puhkust. Issand, kui armas, et see kõikil enamalt jaolt näitab, et ärge tõmmake üle ennast. Et siin on nii, et mingisugused mingid on küll natukene mingid mineviku varje selle taga, mis teid on natuke saatnud, aga need hakkavad juba, mis on minevikus toimunud, siis need hakkavad juba teie elust kaduma. Et hästi sellist edasiliikumist omaga, ei ütleks isegi, et sarnaste inimestega edasiliikumist, aga hästi palju tuleb sellist suhtlemist, väiksemaid vahemaid läbida. Ja kiirus ühesõnaga, teil tuleb ka mingi selline teatud kiirus, et on tunne, et te peate kõvasti kinni hoidma, et te ei jõua ajaga sammu pidada, et siin on tunne, et on oht hammasrataste vahele jääda, aga need hammasratad siin ei ole üldse sellised halvade värvitoonidega, aga halva maiguga, vaid see pigem annab sellise tunnetuse, et teil on, tuul lükkus ukse lahti, et teil on, et võib ka täitsa nii olla, et kõik see süsteem, kus kohas te näiteks isegi töö juures olete, et on ilus, et kõik toimib, kõik on ilusasti õlitatud, võib välja tulla mingisugune saladus või võib keegi teile usaldada midagi, aga samas võib ka olla selline lugu, et see, keda teie olete usaldanud, siis see inimene pigem kui te tahate väga kellegi rääkida või usaldada, hästi valige, keda te saate usaldada. Nii, siis on natukene ka mingid mineviku asjad on ikkagi sutsukene, mis siis või kipute väga palju minevikku tagasi vaatama. Sutsukene vägiga ikka vedamist tuleb teil, aga see tuleb ka pigem sellega seoses, et see kohustuste koorem, mis teil on liiga suur, et jätkutage neid niimoodi, et te selle kohustuste koormaga alla ära ei mattuks. Ja soovitavad kaardid ongi niimoodi, et stopp, võtke aeg maha ja te peate puhkama, et muidu töötate lihtsalt ennast liiga üle. Et võt sulle siis oktoobrikuus sündinutele on sellist ületöötamise ohtu natukene.
nii, vaatame siis järgmised. Nii, oktoober on meil tehtud, nüüd vaatame november. Võimalik on see ka, et oktoobrikuus sündinud, et kui te võtate kõiki kohustusi, võtate hästi tõsiselt ja hästi kohusetundlikult ja seal võib ka selline asi olla, et te teete oma tööd hästi pühendumusega, hästi selliselt, võib-olla usaldatakse teile rohkem igasuguseid saladusi ja asju ja te peate olema kuidagi rohkem ettevaatlikum, siis, aga te liiga tõsiselt, et liiga pühendunult võtate, et lihtsalt teil on see oht, et te ei oska enda jaoks puhkust võtta, et see läbipõlemise oht on olemas. Et nüüd te teate vähemalt, et võtke kas või nüüd suvel, võtke teadlikult endale puhkust, et ei ole midagi juhtu, kui te nädalavahetusel ei võta näiteks telefoni vastu või lubategi endale, et oi, nüüd ma teengi endale ühe vaba päeva, kellel vähegi võimalused. Ja siis on tõesti niimoodi, et ongi vaba päev, mitte nii, et selle vaba päeva istute ka telefoni otsas ja juhendate nii, et terveid rügemente, näiteks selline, ma ei tea, miks selline võrdlus tuli, et ja seda ettevaatlikkust ja natukene tagasivaatamist liiga palju sinna mineviku teemasse kipub teile omane olema. Nii et suunake oma energia, hoidke rohkem olge olevikus ja suunake oma energia tuleviku poole peale. Et ei ole vaja mineviku asju omale visualiseerida sinna tulevikku. Sest kõik, mis on olnud, seda enam muuta ei saa ja teie saate ainult elada hetkes ja tegeleda iseendaga, luua oma tulevikuvisioone ja liikuda siis selles paremas suunas, kuhu te tahate liikuda, kuhu te tahate jõuda. Oi kui armas, teate, mis asja mina teile ütlen? Vot nii, töö ületõmbamine küll, aga mina soovitan teil väga see kuu osta lotot, sest siin tuleb 2 kaarti välja, mis üks on väiksem võit, teine on suurem võit. Nii et ja intuitsioon teil see kuu hästi tugevneb. Nii et kes on olnud mõistuse inimesed rohkem, siis teile ütlen niimoodi, et teie hakkate rohkem oma tundeid usaldama. Intuitsiooni usaldama. Et võib-olla oletegi liiga kaua ainult oma mõistuses mõtetes kinni istunud. Siis tuleb teil selliseid toredaid kohtumisi. Nii et väga armas. Nii. Nõnda, laps helistas korraks. Niimoodi. Ja nii, võtan ühe veel. Väga hea. Niimoodi. Alumine kaart on kodukaart, näitab, et kas teie jaoks on, kas te võite siis ehitate ja toimetate kodus, nii et kodule rohkem pühendute, nii et või siis hakkate täitma oma koduseid unistusi. Oota, kus ma nüüd olen? Ma olen novembrikuus sündinutele. Vot nii, mida toob, nüüd ma olen juba teie juures, oi, niimoodi, mida toob juunikuu, novembrikuus sündinutele. Niimoodi, vot siin on selline lugu, et teie novembrikuus sündinud intuitsioon tõuseb, teil on selliseid mõnusaid kohtumisi, hästi selline mõnusad kohtumised ja seltskonnad ja teid kutsutakse võib-olla kuskile, mis toob teile ka mingit moodi kasu, aga et võtke lotot, seda ma juba ütlesin, ma kordan uuesti, sellepärast et ma jätsin ju ütlemata, et nüüd vaatame novembrikuus sündinud. Nii, siis vallalistele naistele näitab siin truupartneri leidmist, mis on ju iga naise unistus. Ja siis vallalistele naistele näitab samamoodi ka endale partneri leidmist, et selline äge ja edu, ma vaatan kohe edu, teie esile kerkime, teie võite isegi, osad teist, kellel on teil juba leitud partner, et teie võite isegi hakata mõtlema, tahtma sellist kooselupulmaplaane. Igal juhul praegust vaadates on teil küll väga ilus kuu tulemas.
nii, vaatame edasi novembrikuus sündinud. Mis teile siis järgmised kaardid näitavad? Nii, üks hüppas välja. Vahepeal on vaja aega maha võtta, käia looduses puhkamas. Ja siis teist korda juba. Nii, siis on niimoodi, et jah, kes isegi kui keegi teist elab, linnas elate, siis võtke endale aega, te tahategi rohkem loodusesse ja teil ongi vaja seda. Sest muidu teil on oht muidu ikka pingutada ja teha igasuguseid asju. Nii, siis on teil on palju lootusi, unistusi, mis on jäänud unistuste tasemele. Aga nüüd näitab seda, et universum soosib teid, tuleb teile appi. Nii, see on kui lahe. Siin on veel nii, et teie olete nüüd siis oma sellest, muidu on, kui on kogu aeg olete oma sügaval oma tunnetes, siis teie rohkem nüüd liigute edasi ka julgete oma tundeid avaldada, julgete oma liikudagi oma nende, pingutate iseenda nende saavutuste nimel. Ja siin näitab ka see, et kes siis tõesti, kes on suhtes või kes leiab endale suhte, et siis universum toetab seda partnerlussuhet, mis teil siis on. Kas on või siis leiate. Hästi palju ideid tuleb teil. Nii et hästi palju edukad ideid, raske, aga kõik ideed, mis teil siiamaani peas on olnud, kõik hakkake realiseerima ja osad teist võivad ka täitsa, võib olla ka mingi leppimine selles suhtes, mis on teil siis varem olnud või mis on natukene, kui on suhe läinud natuke katki või niimoodi, et teil võib olla isegi ka sellist asja, et te võtate nüüd kokku ja ennast ja siis mõlemad tahate oma suhet parandada. Aga kõik ideed, mis teil peas on olnud, et see just on siin edukuse kaardi all. See näitab siis, et pigem ütleks siis, et selline, see on siis oma tööideedega seoses või kui kellelgi on mõte mingi oma firma loomine või, et siin näitab, et partnerlus toetab seda ja see asi, mida te siis kas alustate või olete just alustanud, et sellele näitab sellist hästi tugevat edu ja head tulevikukaarti. Nii. Nõnda. Aga jah, see on päris põnev. Üldiselt on teil väga hea kuu. Vaatame edasi, mis siin veel näitab. Novembrikuus sündinutele. Juunikuu, novembrikuus sündinutele. Teie olete ka oma kulgemises õiges kohas. Nii, siis on ikka edu ja opa, raha. Nii, suure rahakaart tuleb 2 korda välja. Kindlalt mängige igasuguseid. Võtke loosimistest osa, mängige, võtke lotot. Nii et suure rahakaart tuleb teil välja. Armastuses veab, siis tuleb õnneratakaart, mis näitab, et on selliseid, oletegi sellises vedamise tsüklis täiesti, et õnneratas on õnneratas, eks ju. Ja siis see on mul siin tehtud ka nii, et ta on ka natukene sellise, kui klassikalises taros on õnneratas niimoodi, et kord on ühtepidi, kord on teistpidi. Siis minu sellel kaardipakil on selle õnneratta tähendus on see, et teile see õnnelik periood on selline ilus pikk periood ja isegi seda, et õnn kuidagi soosib teid, kasutage oma energiat siis loomise peale, selle loomise peale, mida te oma ellu tahate saavutada, just positiivse loomise peale. Nii, siis maaenergiat on teil ka vaja, nii et kui nüüd, mis on novembris, meil on seal skorpionid ja novembri lõpp on meil hambur, siis endale maaenergiat eelmisele vist ütlesin ka, et pange natukene sellist punakat ja
terrakotta värvi ja sellist oranžikat aktsenti kuskile juurde. Nii et toetage ennast maaenergiaga või siis lihtsalt tahategi olla, võib-olla tahate olla rohkem maal, võib-olla mõtlete, et kes on linnas elanud, et kuule, et enam ei viitsi linnas elada, et ei taha enam, tahaks sellist rahulikumat perioodi, et mõtlete siis maale elama minekust ja ausalt öeldes universum teid ka väga hästi soosib selleks. Nii et armastus tuleb esile ja tööedu, raha tuleb kusagilt veel niimoodi, et edukus, väga edukus. Et need, kes siis loominguliste asjadega tegelevad, nendele ütlen siis niimoodi, et viige oma asju, viige oma mõtteid ja asju ellu, et seda teid hakkab saatma edu ja teil hakkab tulema sisse suur raha. Ja alumine kaart näitab ingli kaitset ja universumi toetust, nii et teil on praegust küll väga soodusaeg. Niimoodi. Vaatame siis nende kaartidega ka. Novembrikuus sündinutele, mida toob juunikuu novembrikuus sündinutele? Viimane rida. Nii. No nii, teie nüüd kaalute sellist asja, kohe ütlen teile edasi. Nii. Teil ka kipute töösse uppuma ära, aga isegi see tahtmine on minna kuskile puhkama loodusesse, aga just nagu mingisugune takistus oleks sees. Niimoodi. Aga peate siis sobitama. Et võib-olla lähete liiga sellesse puhkavasse olekusse ära, et siis jälle tööalased asjad hakkavad üle, kuhu siin peate ennast lihtsalt jagama. Aga muidu siin algul on niimoodi, et teie kaalute küll mingisugusest seltskonnast äratulekut niimoodi, et ei tunne mingis seltskonnas ennast just nagu te ei sobituks sinna. Et kõik on ilusasti ümber, ütlegin isegi, et täiesti selline toetav seltskond on ümber. Aga te tunnete ennast nagu te oleksite vales kohas, vales seltskonnas ja siis te täiesti kaalute sellist muutust. Ja mis teil veel siin on, teil on tunne nagu teie üle tahetakse kohut mõista. Niimoodi, pange siis rõhku niimoodi, et kuigi siin on nii, et see puhkuse teema tuleb teil väga tugevasti sisse, aga kipute liiga ära selle puhkuse teemasse minna, et siis võtate tööd koju kaasa, aga kõik see koorem võib teil üle pea kasvada. Et te peate õppima jagama siis enda isikliku elu ja tööalaseid asju kuidagi sättima niimoodi, et need oleksid tasakaalus. No ja siin juba läks liiga ilusaks ära, siis nüüd on järgnevad kaardid on siis sellised, mis näitavad, et seda tasakaalu teil tuleb hoida. Nii, okidoki. Nõnda, november tehtud, nüüd on detsember veel. Näete, ja saabki üks kuu jälle vaadatud ja siis on niimoodi, et siis saame teisi saateid teha. Nii. Nüüd vaatame siis, mida toob juunikuu, koduga seotud asjad, vaatame, mis sinna juurde tuleb, siis on näha, et mida toob juunikuu detsembrikuus sündinutele. Detsembri talvelastele, mida toob juunikuu detsembrikuus sündinutele. Nii, rohkem ei hüpanud. Nõnda, koduga seoses muutusi. Teie võite hakata
ostma endale kinnisvara, uut kodu, aga mina ütlen teile seda, et teie peate hästi vaatama lepingud läbi. Teil muidugi megalt veab, te saate oma uue kodu, kes on unistanud või siis kui on unistanud mingit koduga seotud, kas mingid muudatusi teha, kas remonti juurde ehitust või mida iganes on ju. Aga siin näitab lihtsalt, et te saavutate kõik selle ilusasti, väga ilusasti. Aga te lihtsalt peate hästi hoolikalt oma need pakkumised läbi vaatama, lepingud kõik tuleb, sest väikene oht on siin olemas, et on keegi tahab teil nahka üle kõrvade nii-öelda tõmmata. Aga üldiselt näitab, et te ei lase, te tabate ära selle. Aga kuna see hoiatusena siin välja tuli, siis ongi võib-olla hea tuli, siis te lihtsalt teate, et te vaatate kõik läbi ilusasti, et ei oleks mingisuguseid asju. Ja kinnisvara ostu pool üleüldse ongi niimoodi, et te peategi vaatama, kõik asjad kirja panema. Isegi kui teile tundub, et mingi asi on selline, et sellise asja kallal ikka ei saada norida, on ju, et on ju teadlik, et kõik on ju näidatud, kõik on ju räägitud, siis praegust on hästi popp on selline asi, kus ostetakse kinnisvara ja siis hakatakse nõudma siis eelmistelt inimestelt varjatud puuduse pähe igasuguseid asju, mis neil seal vahepeal siis juhtub või millest inimene isegi ei ole teadlik ju ja siis käib selline kottimine, aga niimoodi, et kõik asjad pange kirja. Siin on näha, et teil sinnamaani ei lähe, aga ma lihtsalt igaks juhuks olen siin öelnud, et vaadake läbi, et teil ei juhtuks niimoodi. Ja näitab ilusasti siin sellist õnnelikku ostu, neid kõik, ühesõnaga õnneliku lepingu sõlmimist, väga selline teile väga õnnelik, kasulik ja siis kolimist näitab niimoodi, et see kolimise teema teil siin tuleb välja ja mõnedel ka võimalik, et mõned teist kaaluvad üldse ära välismaale elama minekut niimoodi. Siit ei olegi, ma jälle vaatan filmi pealt, ei ole näha neid kaarte niimoodi. Okidoki, aga mul muidu ei mahu nad ära. Ma pean niimoodi vaatama. Nii et võt sulle, nii et teie hakkate oma koduga seotud unistusi täitma. Nii, siin on hüppasid välja jälle segamise pealt, järelikult ruttab, siis teil ka nii intuitsioon tõuseb, siis teil võib väga palju tulla selline intuitsiooniga seoses väga palju sellist õppimist, enda arendamist, hästi palju arendamist. Ja isegi kui teil on varem olete mõelnud, et olete edasi lükanud mingisuguseid neid teemasid, mis teil on, kas või mis teil on siis elus määratud, on mingi kas või kahe maailma vahel lõhe tulnud, niimoodi, et te olete tunnete, et te ei sobita ühte kohta või teise kohta või siis te hakkate, nüüd hakkab siis ja see hakkabki kahe maailma vahel lõhe minema suuremaks, et ei sobi enam, intuitsioon tõuseb, ei sobi enam nende inimestega, kes on negatiivsed, pessimistlikud, kes on siis mitte millegisse ei usu, on ju, ainult elavad selles meediamaailmas kinni nii-öelda televiisori hirmutamistes ja teie tunnete, et teil enam see ei sobi ja te hakkategi hoopis liikuma teises suunas niimoodi. Siis mis teil siin veel on, jumal peapulki täis küsimärke tuleb siin parasjagu niimoodi, siis on kui teine nüüd hakkate minema välja mingi teatud süsteemi alt, siis see võib mingi, teil on selline muudatus, on hästi selline hull muudatus, et teil, te näete, et mingi asjad, maskid langevad, et te justkui, teile võib seda kõike liiga palju korraga tulla, nii et isegi siin on suhtealaselt võib olla kusagil mingi tulla mingisugune üllatus nii-öelda luukerekapist välja, on ju, siis on nii, et kui te
noh, võimalik, et ka mingisugune hirm võib olla, et minevikus olnud, et äkki minevikus olnud kordub, aga tegelikult jah, need on hirmud, aga ei kordu midagi. Ja te murrate siis sellisest vanast maatriksist välja, nüüd teile ütleb selline hästi selline teistsugune jutt. Ja see, kui te nüüd valite selle oma tee, mida teie tahate, siis esialgu võibki olla see natukene küsimärke täis, et mis ma teen, kuidas edasi, mismoodi edasi. Aga te ei pea üldse mõtlema selle peale, et mis siin maailmas toimub, vaid te peate oma südame suunas minema, ja kui südame suund, noh, kui te ei taipa parasjagu, milline see südame suund on, siis ma teen selle videokese, kus saate oma valikuid teha, kui on vaja. Ma vaatan kohe, mis teile siin soovitab. Väga armas. Nii et põhimõtteliselt on niimoodi, et selles oma soovitud suunas, et kui te nüüd astutegi kuskilt mingisugusest süsteemist välja ja näiteks mõtlete, et enam ei ole kuskil süsteemis tööl, astun välja, hakkan midagi enda asja tegema, aga mis ma nüüd teen, et nüüd ma siis tegin selle julge sammu ära, aga et mis ma nüüd siis edasi teen, siis need ideed, mis teil hakkavad peas küpsima, teil tulevad iseenesest need ideed ja hakake järjest neid ellu viima, sellepärast et need kannavad vilja hästi. Ja oma oletegi jõudnud siis sellele eluetapile, kus te hakkate looma oma elu sellisena, nagu see on teie kõrgemaks hüvanguks, teie elu eesmärgiga kooskõlas ja mis teile siis sellist rahulolu ja rõõmu pakub. Nii et vot sellised lood. Nii, vaatame siis minu kaarte ka. Olen juba neid parasjagu kasutanud. Kui nad hüppasid, võtame välja. Nii palju, kui neid siin on. Nii. Nõnda. Siin tuleb teile väga hea, palju positiivset. Nii. Nõnda. Partnerlussuhte kohta siis, kes ükskõik, kas see on siis tööalane või on isikliku suhte kohta, siis on selline teineteist aktsepteeriv, armastav selline väga, väga hea suhe ja võite ka tunda, et tahate kellegiga siis nii-öelda leivad ühte kappi panna. Võib-olla võib ka tulla kellelegi ootamatult abielu ettepanek. Vot. Ja teil ka see kuu läheb kiiresti. Teil on, kui selle intuitsiooni all on praegust kohe ka see reiki märgiga kaart, mis on ka kätega tervendamine ja igasugused sellised teraapiate ja esoteerikaga seotud asjade tähendus sellel kaardil, siis teil võib hakata ilmnema mingisugused sellised võimed, tunded, tahtmised siis midagi muud teha. Siis õhuenergia on teil hästi, tuleb vaja olla rohkem värske õhu käes. Oma sellel rajal te oletegi omas kulgemises, nii et igaüks ongi eraldi kulgemise etapis, aga teie minge rahulikult selles oma valitud suunas ja te saate ka täitsa ilusasti õigel ajal olete õiges kohas. Universum toetab, inglikaitse on täiesti olemas ja teil tekivad sellised kristallselged hetked, äratundmised. Nii et usaldage oma tunnet. Nii et isegi kui see mõistus vahepeal siin tahab tagasi tõmmata, et ei tea, kuidas, mis see on ju, et äkki olen liiga äraklik, äkki olen liiga teistsugune, äkki, siis ärge neid äkkeid laske endale tekkida, sellepärast et kõik kaardid toetavad teid. Nii, nõnda, mis meil siin on? Vaatame. Edasipüüdlikkust, kiirust, kiiret edasiminekut. Siis siin näitab huvitav on see, et teil samamoodi näitab nagu ühes selles, kellelgi näitas ka, et kas mingisugune
no kaart iseenesest on selline kaart, mis jälle mingisugust pandeemiat tähendab. Aga siin on näha, et see on jälle mingisugune peale surutud, mingisugune selline rohkem selline massihullus jälle või mingisugune planeeritud hirmutamine, aga see läheb suhteliselt ruttu mööda. Nii et teie siis oma samme sätite siis teie siin niimoodi, et ei lase ennast eriti mõjutada. Vaatame. Nii, kohe vaatame. Natuke ikka lasete ka. Nii, jälle lõppkokkuvõttes on vaja teil ka puhkust ja aja maha võtmist. Niimoodi. Teate, teile ütlema sellist asja ja mingi asi siin tuleb, aga huvitavad kõiki see ei mõjuta, aga teid mõjutab, et te olete kuidagi vastuvõtlikumad sellele hirmutamisele. Et mingisugune kartus, et keegi ei mõista või kartus, et kartus siis enda ees seista või? Täitsa vaikus praegust, sellepärast, et ma siin vaatan seda, et siin näitab küll niimoodi, et ärge laske ennast hirmutada, aga millegipärast see hirm ikka sisse tuleb, et kui nüüd tuleb jälle mingisugune pandeemia teema, siis katsuge rohkem olla looduses ja et ärge selle mingi teatud sellise massihullusega kaasa minge. Et mingil määral järelikult see riivab ja mõjutab teid. Aga see kuidagi niimoodi kiirelt tuleb, kiirelt läheb. Nii. Et vaja saada rohkem loodusesse linnast välja. Vot niimoodi. Ja kuu läheb teile suhteliselt kiiresti. Nii. Nii, et loodetavasti saite siit midagi endale kasulikku teadmist. Ja siis vaatame järgmine kord, mis eks siis näha ole, mis järgmine kuu toob. Et pange mulle siia alla kommentaare ja kes mida juba teab ja kellel kuidagi on läinud, et isegi kui on, kes avastab alles järgmine kuu selle ladumise, siis võite siia alla kirjutada, et mis teil on, kas midagi on läinud või kui ei ole läinud või isegi ka, et kui ei ole läinud, võite vabalt kirjutada. Sellepärast, et ega see 100% kõikidele ei pea ju täpselt minema niimoodi. Alati on erandeid. Ja mina soovin teile ilusat juunikuud siis. Kuigi me kohtume teiega veel, sellepärast, et ma hakkan pärast veel tegema ühte videokest. Ja ega neid tuleb siin nüüd juurde ka. Nüüd mul on natukene ka rohkem vabat aega suve jooksul, nii et ma saan rohkem teha neid videokesi, sellepärast, et enamuselt tulevad puhkused peale ja siis ikka puhkuste ajal on, et puhake ja nautige ja olge ja kellel väga vaja on, siis see saab minuga ühendust võtta ja ehk võtan ikka inimesi vastu. Aga lihtsalt, et suvine aeg on rohkem selline looduses ja puhkuses olemine ja siis ma panen siia üles, ma eile ütlesin ka teile, et ma panen üles siia, nii kui mul see tipitelk saab valmis, et siis saate tulla, kui ma siin teen neid üritusi, siis saate tulla, kes tahab ja saab tulla, see tuleb, siin teeme siis vestlusõhtud ja asju ja käige, vaadake igal pool on võimalusi, kõik midagi teevad, et vaadake, mis teile sobib enda jaoks ja leike siis enda jaoks sellist mõnusat puhkamisaega.
kelle jaoks on siis lihtsalt puhkamine, lihtsalt maal, suvilas olemine ja näpud mullas olemine ja lihtsalt puhkus nautimine. Kelle jaoks on puhkus see, kui nad aktiivne puhkus, kui saab kuskilgi käia ükskõik mis iganes, rattamat, kanumat, mida iganes. Ja kes siis käib kusagil suvelaagrites ja laeb ennast niimoodi. Nii et vaadake, veetke oma suvi meeldivalt ja katsuge siis leida ja enda jaoks natuke ikka puhkamise aega ka. Kuigi ega looduses on ka, suvi on ju, kevadel hakkab pihta, suvi on ju kõige sellisem kiirem aeg ja siis sügisel hakkab jälle energia vaibuma ja talvel on selline puhkumise aeg, et vaata, karud ka ju on. Suvel ju kõik elu käib ja karul läheb talvel oma talveunne. Et meil inimestel on kuidagi vastupidi, et suvel me puhkame ja siis talvel tõmbame ennast ribadeks, et katsuge siis hoida ennast tasakaalus ja et jagada neid asju niimoodi, et teil on tööd ja teil on puhkust ka, et ei ole äärmusest äärmusesse. Sest looduse rütmide järgi on ikka niimoodi, et eks see rohkem talvel on looduses ka puhkamise aeg ja siis talvel siis istuge lugege raamatuid ja tehke selliseid vähem tööd niikuinii ja on puhkust. Ja siis eks siis toimetage teiega, nautige suve, ehitage ja toimetage, tehke endale. Looge oma elu nii ilusaks, kui teil on võimalust ja nii, kui väga te olete unistanud ja tahtnud. Vot nii, et siis olge siis mõnusad ja näeme järgmises videos. No vot.